Tere! Olen Raido Puust ja selles videos räägime mahtude väljavõttest. Mahtude väljavõtet kirjeldatakse tihti lühendiga QTO ehk Quantity Takeoff, mis on üldine termin mahtude väljavõtete tegemiseks. On selge, et selle sihipäraseks teostamiseks peaks meie andmestruktuur olema väga kindlalt paigas ja toetama mis tahes komponentide elementide väljavõtteid. Sestap tasub esmalt tutvuda varasema videoga, kus käsitlesime IDS-i ja selle kaudu andmete kvaliteedi tagamist. Kasutame taas vabavaralist Bonsai-Beam tarkvara, et QTO malli luua ja kasutada seda ka oma näidete juures. Alustame! Tervitus! Olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt mahtude väljavõtet Bonsai-Beam näitel ja seda siis IFC failidest. Kasutatakse lühendit QTO, mis tuleneb sõnadest Quantity Takeoff ja see on üsna levinud ja üldine termin mahtude väljavõtete tegemiseks. On selge, et selle sihipäraseks teostamiseks peaks meie andmestruktuur olema väga kindlalt paigas ja toetama mis tahes komponentide elementide väljavõtteid. Tõsi, teatud komponentide juures on olulisem mingi kindel parameeter, lisaparameeter, näiteks laius, pikkus, kõrgus. Ja teise juures piisab jällegi lihtsalt ruutmeeter, kuupmeeter või tükk esitusest. Mõlema poolega peab suutma arvestada või siis väljavõtete juures suutma eristada. Näiteks tüüp või siis omaduste erisus. Ruutmeetreid versus kuupmeetreid on justkui lihtne eristada. Aga kui on näiteks uks, mida ühes asukohas kasutatakse ühe laiuse kõrgusega ja teises kohas mõne teise laiuse kõrgusega, või siis lisades ka kriteeriumi, kas see on välis- või siseuks, siis toob see mängu lisaomadused, mis kehtivad väga konkreetsele komponendile elemendile või selle tüübile. See kõik viib meid ka erinevatele standarditele, millele meie komponendid peavad vastama. Siit edasi liikudes võime tuua mängu ka materjali olemuse ja seda olukorras, kus see justkui on määrava tähtsusega. Võtame näiteks akna. Kas puitaken või plastaken omab väga suurt tähendust? Hinna mõttes võimalik. Samas, kas on vahet, kui räägime seejuures akna laiusest kõrgusest, mis on konkreetne toode, mis peab lihtsalt mahtuma või sobituma ettemääratud avasse. Teisisõnu valik, kas aken on plast või puit, see on justkui lisakriteerium. Selline analüüs või siis mahtude arvestamise põhiloogika tuleb väga selgelt paika panna, defineerida, mis on oluline ja mis võib jääda tahaplaanile. Pealegi alati ei ole nii lihtne, et meil on laius kõrgus, näiteks akna ukse juures. Materjal võib olla seejuures teisejärguline ja mõjutada küll maksumust, aga ka korrashoiuga seotud tegevusi, aga see on ka kõik. Teiselt poolt, kui võtame mõne konstruktsioonielemendi, näiteks tala, post, siis seejuures hakkab materjal ka suuremat rolli mängima, kas on puit, betoon, metall või midagi muud. Seega mõõtmed või siis ristlõike mõõtmed saavad teise tähenduse, materjalist sõltuva tähenduse. Kõike seda peame suutma arvesse võtta, kui soovime luua summeeritud mahtude väljavõtteid, mis baseeruvad justkui sarnastel omadustel. Akna laius kõrgus, postitala ristlõige, aga need erinevad lähenemised mõjutavad ju hinda. Kokkuvõttes, kui me eristame neid omadusi läbi eristuvate tüüpide, mis lähtuvad sarnastest omaduste komplektist, võiks see olla piisav, et saaksime ka eristuvad andmeread. Ja ühe komponendi piires töötab see väga hästi. Aga mida teha siis, kui tahame väljavõttesse kombineerida erinevaid komponente, uks, aken, post, tala, katend ja nii edasi? Selgemas selge, et kui räägime ühest ja samast väljavõttest, koondväljavõttest, siis saaksime neid eristada mõne komponendi üldtunnuse klassi alusel, näiteks IFC klassi alusel, IFC door, IFC window, IFC column, IFC beam, IFC pavement või siis hoopis klassifikaator nagu RDS CCI, QQA, QQC, aken uks. Nii IFC kui RDS CCI juures saame omakorda kasutada alamfiltrina tüüpi, aga see eeldab, et see on lähteandmetes ka määratud. Vaatamegi siinkohal, mis võiks olla need erinevad mahtude väljavõtete tegemise lähenemisviisid ja seda IFC näitel. Mõistagi saame aru, et need IFC failid genereeritakse erinevatest lähtetarkvaradest,
mistõttu püüame seejuures nende eripärasid justkui ära nullida tänu andmemallide standardiseerimisele, mis siis omakorda kaasab klassifikaatorit. Mahtude väljavõtete tegemiseks kasutan taas BonsaiBIM tarkvara ja oletame, et me soovime luua mahtude väljavõtet uste lõikes. Varasemalt oleme kontrollinud, et meil oleks selleks alusinfo olemas, atribuudid, omadused. Jällegi, me ei pea otseselt neid komponente elemente isoleerima, aga see annab meile sellise vahekontrolli võimaluse, et see, mida me teeme, et see ka tegelikult meil mudelis kajastub, et mingid omadused on olemas, eksisteerivad ja nii on lihtsam seda mahtude väljavõtte malli koostada. Edaspidi, kui see mahtude väljavõtte mall on salvestatud, siis töötab ta loomulikult ka viisil, kus neid elemente ei pea olema valitud. Ma liigun seekord taas Quality and Coordination paletile ja keskendume nüüd Collaboration sektsioonis Spreadsheet Import-Export. Siinkohal kasutame mahtude väljavõtte tegemiseks jällegi avatud mudelit, nii et ma valin Load from Memory, kuid seda on võimalik teha ka teistest IFC failidest. Meil on võimalik need mahtude väljavõtte mallid luua mis tahes objektide kategooriatele ja mõistagi need mallid võivad erinevatel objektitüüpidel IFC klassidel olla ka erinevad. Soovides nüüd tegeleda vaid ustega ja selleks, et me saaksime korraks kuvada kõiki neid uksi taas, ma klikin Add Search Group. Seejärel on siin valikus klass, tahan filtreerida IFC klassi põhiselt, panen Add Filter ja trükin siia IFC Door. Seejärel võin vajutada nupul Select, minu uksed on valitud ja Shift ning Hash jällegi isoleerib mu uksed. Ma näen, et lihtsalt mul on võimalik neid isoleerimisi, peitmisi, kuvamisi teha väga erinevate kasutajaliidese elementide alt. Nüüd, kui see Load from Memory sai valitud, siit sama rea lõpust me leiame ühe hammasratta ja see võimaldab meil üldsätted paika panna. Vaikimisi on linnukene Include Global ID. Me võtame selle linnukese ära, kuna meil ei ole hetkel sellega midagi väga peale hakata. Pealegi me saame vajadusel kasutada ka CCI põhist ID-tunnust, mis on siis olemas meie CIA admin omaduse grupis. Nüüd lisaks veendume, et output format oleks meil veeb. Hiljem vaatame ka teisi variante, näiteks CSV. Klikin uuesti hammasrattal ja nüüd juba hakkan koostama sisuliselt veergude nimekirja, mida minu mahtude väljavõte peab sisaldama. Selleks klikin nupul Add CSV Attribute. Sellega ma lisan ühe omaduse rea, mida siis parasjagu kaasata soovime. Nii nagu selle nupu nimetus ütleb, vaikimisi me lisame justkui attribuute. Ja taaskord meenutame, et attribuudil ja propertyl või property setil on IFC struktuuris erinev tähendus. Attribuutide osas piisab, kui me lisame siia selle nimetuse, mida me näeme siis vastavas sektsioonis. Attributes näiteks name, overall height, overall width ja nii edasi. Samas, kui me soovime kaasata väljavõttesse oma enda omadust või siis property seti põhist omadust, siis on vaja täita see lahter esmalt property set nimetus, punkt omaduse nimetus. Kusjuures, kui peaks olema ühes või teises meil tühikuid, mida me üldjuhul püüame vältida, siis peaks need omakorda veel ka jutumärkidesse kirjutama. Seega, meie kasutame esimese väljavõtteveeruna, nende järjekorda saab hiljem muidugi ka muuta. Kasutame siis kasutajapõhist omadust, milleks on CIADD ning admin omaduse grupis olev omadus AN010 nimetus. Ja see teine lahter, siia lahtrisse me paneme siis nüüd väljavõtteveeru nimetuse. Nii et selleks ei pea olema see sama, mida ma siin mudelis, vastupidi, panengi võib-olla lihtsalt nimetuse. Ma lisan veel mõned omadused, klikkides jälle nupul Add CSV Attribute ja olgu selleks järgmiseks, kopeerin seda siit ülevalt, omadusnimetusega AN112 ning tüüpkood, ehk siis lisaks tüübi nimetusele tahan ka tüübikoodi, see on siis uste puhul meil hetkel kõikide uste juures QQC10. Panen ka siia väljavõtte tabeli pealkirjaks, et see on tüüpkood.
klikin veel Add CSV Attribute ja lisan nüüd mõned atribuudid, mis on mulle olulised, sellepärast et nende uste laiused kõrgused võivad olla ju erinevad. Ja seega, kuna need kaks järgmist on atribuudid, siis ma kirjutangi need nii, nagu ma atribuutide nimekirjas neid näen. Overall height, panen näiteks nimetuse kõrgus, lisan veel ühe rea ning overall width ja see on laius. Nii, vaatame, kuidas meie kokkuvõte või väljavõte siis hetkel välja näeb. Selleks ma klikin OpenWeb UI nupul. Ja jällegi see avaneb meil veebilehitseja paanil ja esmane avamine võib võtta veidi aega. Aga siin ta on. Nii et ma hetkel näen siis 4 veergu, nimetus, tüüpkood, kõrgus, laius. Laiuse juures on mul tundmatud väärtused, ilmselt on mul trükiviga, lähen kontrollin kohe järgi. On vist overall 1 L-iga ja klikin uuesti Open Web UI ja näen, et nüüd on mul ka laiuse number olemas. Nüüd meenutame, et meil on tegelikult vaja eristada erinevaid uksi ja kas või selle alusel, mis on nende materjal või materjalide kompositsioon, erilahendus ning ka asjaolu, kas tegemist on välisperimeetril oleva uksega. See materjal on pigem selle tähendusega, et näiteks eristada, et kas meie soov on saada uksel mingit klaasikomponenti või et see uks on suuremas mahus või ukse paneel on suuremas mahus klaas. Näiteks saunauks võib olla, rõduuks. Ja muidugi siis, kui need lisaomadused kaasame, me soovime ka ühesugused uksed või uksetüübid siis koondada ja näidata nende üldarvu. Kusjuures see koondamine peab arvestama ukse mõõtusid, kas on sise-välis ning ka materjal. Vähemasti need on need, mida meie hetkel teeme, aga loomulikult neid omadusi võib olla rohkem. Ja muidugi me tahame seda esitust, mida me siin hetkel tabelis näeme, ka puhtamaks teha. Puhtamaks selles mõttes, et ümardada neid väärtuseid ja mitte näha siin lõpmatu arv komakohti. Niisiis, ma seda veebilehetse akent kinni ei pane, teen ta lihtsalt väikseks ja lisan veel mõned atribuudid. Add CSV Attribute, jällegi kopeerin selle siit, kuna esimene ots on sama, aga nüüd on siis selleks PHU 280 materjal tüüp, nii et see omadus on meil endiselt siis siin CIA grupis ja sellega me eristame uste põhimaterjali ja panen veeru pealkirjaks lihtsalt materjal. Nüüd, kui ma tahan sama tüübilisi komponente grupeerida ja siis neid ka kokku lugeda, siis selle jaoks on kasutada sisseehitatud atribuuti, milleks on count ja panen selle veeru pealkirjaks lihtsalt arv. Alternatiivina võiks kasutada ka omadusi ühik, maht ja näiteks summeerimisi teha hiljem, välises tarkvaras. Selle eeliseks on ehk see, et sul jääb alles algne ehk summeerimata nimekiri või siis tükkide nimekiri. Vaatame jällegi, kuidas meie hetke kokkuvõte välja näeb. Klikin OpenWeb UI ja näen, et lisandunud on materjal ja ka arv. Loogiline, et arv on hetkel 1 peal. Ülevalt ma saan veeru laiusi muuta. Aga lisame siia ka nüüd selle sise-välis tingimuse. Ja selleks on mõistagi siis IFC vaikimisi property set, põhset. Aga selle lisamine käib sarnaselt, nagu me siin ka alustasime juba. Add CSV Attribute, panen põhset, door, common, is, external ja panen lihtsalt siia veeru pealkirjaks näiteks välispiirdel. Jällegi klikin OpenWeb UI, et näha, kas see omadus või väljavõte täieneb ja kõik sobib. True false asemel on siin siis no yes, nii et kui tegemist on yesiga, siis on tegemist välispiirdel või välisuksega ja hetkel mul neid on 3 tükki. Ja panen tähele, et tegelikult nende kompositsioonid on kõik ka erinevad. Üks, mis on siis nii-öelda rõdutüüpi uks, üks, mis on klaasi osaga uks, et on materjali juures märgitud mõlemad ja üks, mis on siis puhtalt puitpaneeliga uks või paneelide komplektiga uks. Ja egast midagi, nüüd järgmise sammuna võiks hakata seda tabelit veidi korrastama ja viimistlema niiviisi, et me saame siis soovitud koondvaate.
teen jälle selle siin väiksemaks ja alustame näiteks selle numbrilise väärtuse ümardamisest. Teen selle kohe siin ka laiemaks servast, sest me hakkame lisama siia erinevaid veerge ja panen tähele, et selle add CSV attribute nime lõpus on mul 4 erinevat nuppu ja võtan kõigepealt show formatting. Nüüd see lisatakse mul hetkel siis lõppu ja ma kasutan seda ennekõike siis oma overall height ja overall width ehk siis kõrguse laiuse väärtuste ümardamiseks. Selleks ma lihtsalt panen selle value ette, mis on topelt loogeliste sulgude vahel. Panen siia ette sõna round, siis tavaline sulg algab, siis tuleb see value, koma ja 1, ehk siis tahan täisarvuni ümardada ja sulg lõpeb. Ja võtan selle siit koopiasse ja kleebin ta ka siia laiuse reale. Vaatame, kas asi töötab ka. Klikime OpenVBUI ja näen, et kenasti need millimeetrites laiused kõrgused on nüüd ümardatud. Väga hea. Teen jälle selle akna väikseks. Nüüd järgmisena võiksime kasutada järjestamise nuppu. Klikingi nupul Show Sorting ja nüüd tuleb siis tähele panna, et see tekib siia veeru pealkirja nime ja ümardamise veeru vahele, sellepärast et nende järjekord on ka siin just selline, et need ei sõltu siis otseselt klikkimise järjekorrast, vaid ikkagi, kui ma ühel hetkel lisan järgmise, siis see tekib eelmise taha otsa. Siin vaates panen näiteks, et minu välispiirdel oleks järjestatud kui ascending. Klikin taas jälle OpenVBUI nupul ja näen, et nüüd kenasti on mul välisuksed koondatud nimekirja lõppu. No, sarnaselt võiksin need koondada ka nimekirja algusesse. Alustame nüüd samaväärsete uste summeerimisega. Seejuures me peame arvestama mõõtude, materjaliga ning ka asjaoluga, kas tegemist on välispiirdel oleva uksega. Selleks ma jällegi kaasan ühe lisaveeru, milleks on show grouping ning rea arv juures ma panen kõigepealt siis, et siin ma soovin näha summat. None asemel panen sum. Nüüd samas ridade overall height, overall width ja välispiirde puhul ma panen, et neid tuleks grupeerida. Ehk siis group, laius ka, group ning ka välispiirdel group. Ning ümardamise reegli ma peaksin nüüd kopeerima ka siia arvreale või siis veerule. Ja endiselt ma tahan näha täisarvu. On võimalik muidugi ümardada ka näiteks 1 koht peale koma või 2 kohta peale koma, sõltub nendest arvulistest väärtustest ja ühikust. Vaatame taas seda väljavõtet. Klikin OpenVBUI ja ma näen, et minu 13 ust, siin on ka summeeriv rida 13, on kenasti grupeeritud ja summeeritud. Nii et mul on kõrgusega 2100 ja laiusega 910 8 ust. Need on puidust, siseuksed, samas siis veidi väiksema kõrgusega on mul 2 tükki klaasist, siis on puitklaas on 1, puit, välisuks 1 ja ka klaasuks 1 on siis välispiirdel. Väga hea. Hetkel selline vaade mind rahuldab ja seega võiksime vaadata, kuidas seda saab ka näiteks eksportida. No mul on tegelikult võimalik ka see siit liidesest juba välja eksportida, klikkides vastaval nupul ja salvestades. Aga esmalt võib-olla oleks mõistlik, et me soovime ju seda malli, väljavõtte malli kasutada ka näiteks teistes mudelites. Seega selleks, et nüüd vältida selle uuesti loomist, me saame selle malli salvestada. Ja seda saan ikkagi teha siit ülemisest sektsioonist, kus on Save CSV Settings, klikk sellel. Annan seejärel failile nimetuse, mina salvestan selle siin üle, näiteks IFC-Tor ja kasutajapõhise malli loogikaga. Veel kord, neid võib olla erinevaid, sõltuvalt ka projekti tüübist, projekti sisust või projektis olevast sisust. Klikin Save CSV Settings. Ja tegelikult siit samast asukohast ma leian siis ka võimaluse, kus ma saan laadida need mallid. Load CSV Settings. Et kui ma peaksin alustama uuest mudelist, uuest seisust, kus see tabel on tühi, seda ei ole, siis ma saangi klikkida siin Load CSV Settings ja koheselt on mul olemas see mall siin ja saan kohe ka eksportida. Eeldusel muidugi, et see
uus mudel vastab ka nendele nõuetele, mida ma püüan välja võtta. Aga jah, kui me soovime nüüd seda väljavõtet teha otse faili, ilma selle veebileheta või veebilehe etapita. Muidugi veebilehe kaudu me saame kontrollida kõigepealt, aga muidugi saame kontrollida ka, kui me teeme siit näiteks CSV faili ja avame selle siis mõnes tarkvaras, et kas on loogiline. Selleks ma klikin jällegi Amazon ikoonil, võtan siit nüüd CSV ja panen ühtlasi tähele, et tegelikult see nimetus on nüüd siin all muutunud. Nüüd on export IFC to CSV. Klikin nupul, saan näidata asukoha, kirjutan siin hetkel olemasolev üle, nii et CSV laiendiga export. No ja muidugi ma võin selle faili nüüd avada. Otsin selle viimati eksporditud CSV ja avan selle näiteks Notepadis. Näen seda sama pilti, mida ka veebi vaates. Seda võin omakorda tõsta näiteks Excelisse, koondada erinevatest failidest saadud väljavõtteid, summeerida ja nii edasi. Muidugi on mul võimalik üles ehitada nüüd ka järgmisi malliloogikaid, mis tahes mudelil, mis tahes ehitise kohta, on ta siis hoone või midagi muud. Aga sellega ma lõpetaks siis mahtude väljavõtte käsitluse Bonsai BIM näitel. Niisiis, ühtse andmestruktuuriga andmed võimaldavad meil väga paljusid asju automatiseerida, aga selleni jõudmine võtab paratamatult aega. On selleks siis IDS või QTO mallide koostamine. Aga kui need ükskord juba olemas ja alustada saab kas või väikestest sammudest, siis võidame kulutatud aja kordades tagasi ja mis peamine, me tagame andmete usaldusväärsuse. Aitäh vaatamast ja järgmiste videoteni!